Tere tulemast rongi! Kuule, see on kõrgemad, kui see minu oma. Ma panen siia joodama. Oota, ma kohe aitan, võtta see kaamera. Jah, pane ise, muidu mina ei saagi. Ta saab filmid lausa. On, no? Super. Nii, naerate? Kas oled valmis? See läks põnevaks päevaks. Mina täna olen ees ootamas. Käi. Ei, no vastu pane. Väga valmis olen. No, miks sa siis ütlesid sellist algusõnu mulle? Ei, vaata see kõik. Ja siis sa tegime sinu rindu, nii et Sõitme siis palun. Ma ei tea, kus see. Hakkame otse sõitma, siis ma näitan. Ma olen ju vana Viljandis käia ja näitan välja, et kuhu me hakkame sõitma. Lihtsalt hetkel, selles ongi mure, et hetkel ma ei saa aru, kus me oleme. Kuna see raudteejamal oli isegi kardi, sinna ongi rahvas. No siis me sinna lähmegi. Lihtsalt ühel hetkel hakkas häirima see, et mingites seltskondades ongi niimoodi. No räägi siis, mis tunne on, kas on siuke vanaaegne tunne? Kas nagu vanasti ju, et oled seal jaanipäeval külaplatsil? Vanasti tehti. Anna minna. Eriti kui ühel pool, et sa ei tehta. Ei, mulle sobib selline tänapäevane kõiklugu. Mulle ka sobib, kui tehakse vastaspoolelt hoogu ja ma lihtsalt toetan ja olen siin. Ise ka väga hea tooga. Mingi mõjus see korraliku langusega tee oli, kust alla tulla, aga ma ei saa aru, ene kadus kuskil ära. Seal olid vahepeal astmed, samas mingi kolinad nagu ka ei kuulnud, et oleks kuskil alla kukkunud. Aga ma ei tea, nii kaua tuleb, võib-olla kukkus. Vaatame minema. Tuleb ikka sealt. Minu ratas küll pidas hästi vastu. Ega sa kogemata maha ei kukkunud? Ega sa ei kukkunud? Ma mõtlesin, et vaata siin ääres astmed, et äkki sa mu hoiatusi ei kuulnud ja sõidad seal ja siis need tulevad, noh, saad aru. Kael on kõver. Ja et äkki ma veel ka ei kuulnud, jah. No jah. Jääbki olema, igal linnal oma periood. Kuule, mul on pidur, muideks oli põhjast praegu. Ma ütlen, on ilus, noh, minu tulevane kodulinn. Ma ütlen, et on ja see tagavad see tee veel jätkub, selle peal see ojake. Oota. Ja see on, ma ei tea, mis see siin natukene rikkuma seda miljoon. Võib-olla istutab mingid puud ümber. Tavaliselt istutas, neil on tavaliselt muru. Me sinna pole ikka, aga mis luulud, asi on selles, et vaata, sina räägid lapsepõlvest, aga mina räägin sellest, kui ma olin 13, 14, 15, kuule, see ei ole nii, et ma mäletan valesti. Ja mingi 3-4 seda aastat käisin ja iga päev käisin palju kordi sealt alla. No, on normaalselt. Ütleme nii, et kui ma oleks kobras, siis mulle meeldiks ka. Läheb seal. Mina ei tea, seoses mingi särk endal sinna ümber või ma ei tea. Mõtle midagi välja. No igal juhul on see kõik päris teistmoodi juba sellest alates, kus ma käisin. No vaatasid sisse ära tissil. Said ju sisse, noh? No jah, aga... Pidid pressima kõvasti või? Vaata, aga sealt otse tegelikult ma ei tea. See pole nagu... Ütleme nii, see ei ole päris see koht, mis ma mõtlesin vist. No okei, sõidame tegelikult. Miga sinna Selveri poole polnud ju vaja. Pood on veelgi.
On küll see järv. Vist küll, aga ma olin sealt põõsaste vahelt või kuskil teisest kohast nagu siia sattunud. Ma mõtlesingi väikest. No ma ei tea, mis järv, võib-olla see on mingi tiik, aga noh. Või veevõlin. Ütle uuesti? Võimalik küll. Signe, mida sa teed? Signe, mida sa teed? Sa viinamarju pesed? Mis joogi? Selle viinamarja maht. Jah, viinamarja maht. Ja see viinamarjad. Väga hea. Kas me hakkame seda siin ilusa platsi peal tarbima? Ma ütleme nüüd, ma mõtlesin sellele, aga minul on see turvahirm. Siis läheme sinna kindluse varemetesse. Ahaa, selge. Kas sa praegu valad viinamarja mahla ümber? See on hetkel üks teine jook. No, mis väike lonks. Sa küsisid seda minu käest tõsiselt. Ei, ma kindlasti ei plaani. Mul on olemas see linn, kuhu ma tahan kolida. Ja see on hetkel siin näha. Ja. Siis lähed korra Vormsile ja armud ära ja... Ei, no kindlasti... Vormsi mehes see seaks sinna ka. Nii tore. Ma tulen sinna, kui hea meelega külla. No asi on selles, et kas seal tõesti elavad mingid noored mehed või? No kindlasti. Tavaliselt sellistes kohtades ei ela, nii et arvatavasti seda ega juhtu. No jah, ei pea just olema noor muidugi. Vaatame, palju maksavad minu tulevases linnas majad. Need on siin Viljandi maal. Vaata, kas mõni on linnas ka. Ma ei hakka vaatama, et sa vaata. Võrtsjärved, et pole kasu. Võtmes on nüüd päris soodne muidu. Jah. Sinna võhma jah, ei ole nagu asja. Ja siin on suvila 13 000 eurot. Nii kallis, juba väike... Viljandi järv 500 meetri kaugusel. Ei no, aga komm on 13 000, kuuleb. Issand. No 2-toaline korter Viljandis pikk. Kus on? Ma ei taha korterit. Ei, vaata seda. See on nagu selline suhteliselt teramaja umbes. No aga 2-toaline, aga usad, et see puidust osast on juttu. See on lihtsalt suurest majast, aga 2-toaline korter, see on mingi muu võib-olla. Noh, vahepeal igatahes see ei sobi mulle. Mul on ka vaja, et oleks see maja. No vot. Ma ütlen, ma... See nõuanne ei ole tõsiselt võetav, ütleme nii. Ja mis siis on? Et ma lähen sinna klubisse ja siis... No, juhtub moment ja mis siis on? Ja siis ma leian kellegi, kellel on ka juhuslikult vaja. Kui tõenäoline see on? Ei, ma ei ole sellest huvitatud, et nii. No ütleme, kui ma olen 10 aastat kõik vahetused, kas ma siis ei saa ka või? Ei saa, jah? Kuule, ma ei saa mingit eriti väikest osagi sellest 13 000 kuubikust. No okei, mingid muud lisatööd on ka vaja. Väljas ka käia. No väljas käia, aga kus me ei tule siia parki, sest siin on lumimaas, nii paks lumi, me ei saa läbi lume jookseme või? No okei, me võime siin kelgutada siit alla. Hädapäraselt sobib. Aga noh, ma eelistaksin suvel. No äkki on pikk sukis, me tuleme novembris. Jah. Novembris seda, kui mulle sobib, et vaata, mulle novembris see on anaprima. Ma peangi kirjutama. Voh. Sa tuled kirjutama sõidarattaga või jalutan siin lume? Et palun siis, kuidas möödas mõnus reis Viljandis? Väga tore. Ja võib-olla ka täpsustaksid, et mis siis oli tore ja mõnus? Ilm oli tore, seltskond oli täitsa tore ja ujuda sai. Seltskond oli tõesti parim. Ja kohati tõid ilusad, et tuleme talvel tagasi. Ahah, et kas võiks ka öelda, et kaalud siia elama tulekut? No võib kaaluda, kui minu enda maja nagu välja ei mängi. Ja noh, oleneb ka sellest, et kui head sõbrad siia kolivad. Jah, täpselt. Et kõik on nagu väga hea sõbrad siia kolivad, siis on ikka selle suur osakaal otsusel kuhu kolida. Nii, ja kas siis... Kuule, mul on paranoia, me peame sisse minema. Okei, ma jätkame, lähme siis sisse. Et jätkame siis, mis ma nüüd olen intervjuu. Et kas jõudsite siis külastada ka vaatamisväärsusi mingisuguseid? Jaa, väga palju vaatamisväärsusi. No missuguseid siis täpsemalt? Ilusad majad ja siis veel ilusad majad ja siis ilusad vaated ja ordulinnus ja siis rand ja... No rand, no kas muuseumis kaasa ei käidud? Muuseumis ei käidud.
nii, Signe, mis pärast sa tahad Viljandisse elama tulla? Mis pärast ma tahan? Et noh, ütleme nii, et kohe, kui ma astusin rongist välja ja ma liitsin ühes kuus ronda kindlasti, ma sain kohe aru, et see on ideaalne Viljandis. Et noh, kõigepealt Rohteri saab iga poolt sõita, siis see iga poolt saab palju jalu käia, nagu ma siin on näha. Mis on nagu number 1, ma ei tea, miks ma ratta kõipisin kogemalt esimesena. Igal pool on vaikselt parke, istumiskohti, rohelist ja need on küli palju. Siin on see Viljandi Kultuuriakadeemia, siin on pärimusmuusikaid. Siin on nagu nii ilusad majad, nagu sa ise ka kiitsid, tunnista. Et sa ütlesid, et on ilusam, kuigi seda maja mul ei ole, mille kohta ma sain ka imeliku soovituse. Ütleme nii, ma võin ka seda täpsustada, et see oli soovitus. Enne kui ma konin, nii siis kui ma Viljandisse konin, kui enne tulla siia Viljandisse, minna klubisse ja siis leida klubis tegi maja on. No ütleme nii, et see on tükk, nii ja naan, et see, ütleme nii, et see ei hakka teostama. Ja siis, oota, nüüd ma võin meeldis. No ütleme nii, et siin on nagu lihtsalt õige õhkkond. Ja maakiri tänavad ja kohvikud, kus saab sellist ideaalset pitsat. Ja võimalik on ka, et mõni sõber juba kolib siin.